90ndatel käis see, ma arvan, täitsa teistmoodi. Kuidas sa nagu seda kahte aega võrdledki, kuidas nagu vanasti tehti mingisuguseid diile, võeti üle ärisid, eks ole, võrreldes, mida sa oled nagu kõrvalt näinud, et kuidas nagu täna? Kas see on ka ikkagi kuidagi seal nii räpane, oled sa seda kõike kuidagi nagu võrdlusesse ka enda jaoks pannud? No tänapäeval, kui sa nagu vaatad, kuidas ka asju üle võetakse, tehakse ka väga räpaselt ja väga alatult ja seda julgetakse teha sellepärast, et teatakse, et teine pool ei saa midagi teha, et tal ei ole võimekust vastu võidelda. Siis oli see olukord veidike nagu teine, et kes nagu tegi alatult ja räpaselt, see võis arvestada ka sellega, et ta saab kuskil oma 9 grammi, on ju, tina. Kui need olukordas ei saa võrrelda, see ongi see, et kas on loomaaed või see on nagu džungel, on ju. Ja see, kes ei ole seda aega ise läbi elanud, see lihtsalt ei saa aru. Me tulime Nõukogude Liidus, kus kõik oli riiklik, kellelgi ei olnud mitte midagi. Ja korraga lükati need aidaväravad nüüd lahti, vasikad mingi nüüd aasale, on ju. Ja sa käisid ja kõik oli uus, iga asi oli uus, mingisugune Coca-Cola oli uus ja see oli uus. Et me kõik tahtsime asju, mida meil ei olnud, kuna meil ei olnud neid. Inimesed teesklesid, et käivad tööl ja Nõukogude riik teesklesid, et maksab palka, kuna töö oli pask ja see tasu oli ka nii pask, et selle ees ei saa mitte midagi. No ei olnud mitte midagi, poes järjekorrad, on ju. Ja oli, kui sa said mingid leiba või mingisugust, ma ei tea, jahust tehtud vorsti, see oli väga hea, kui said, on ju. Et nendest inimesest ma saan aru, et nad olid obsessed mingite asjade peale, aga tänapäeva maailm on hoopis midagi muud ju. Näed, see on ju äri, kuule, näed, sa kuskil oli aktsiatega ja vähemusse, tal ei olnud investeerida, nii palju me võtsime üle ja ma olen seda ise läbi kogenud nagu kordades ja näed kõrvalt veel, mis nagu toimub, siis see toimub kogu aeg.